tere! See nädal ma tahaksin teile rääkida immuunsusest. Ja mul on selline mõte, et ma iga päev räägin ühest aspektist, kuidas immuunsust parandada. Et kuna meil praegu on uudised täis ja igast kanalist tuleb kandke maski, hoidke üksteisest eemale ja mis ka kõik võib olla, tõesti on vajalik, siis kõige vajalikum on ikkagi see, et sa ise oleksid tugev ja su immuunsüsteem oleks tugev ja et sa elaksid tervislikult ja seetõttu paneksid siis ka vastu erinevatele viirustele ja haigustele. Et sa ei jää üldse haigeks või siis kui jääd, siis põed neid väga, väga pehmelt. Niisiis, esimene asi, mis on tõesti minu meelest kõige lihtsam, aga millegipärast siiski selline, mida me tihtipeale ei tee. Ehk siis minu tänane topik on uni. Et selleks, et olla positiivne, heas tujus, et meie tervis oleks tugev, siis me vajame piisavalt und. Ja piisavalt und une ajal, mis võiks olla öösel. Ehk siis kõige parem on, kui me läheksime magama enne südaööd, ehk siis meie sügavune faas on enne südaööd, ideaalsel juhul 10 paiku, 10-11 vahel. Ja siis tavaline inimene umbes vajab und 8 tundi. Et see oleneb, et on perioode, kui me vajame seda rohkem. Ja samas on näiteks inimesi, kes tegelevad palju erinevate vaimsete praktikatega, siis me vajame jällegi und vähem. Niisiis, kuidas minna magama kell 10? Näiteks kell 10-11. Et tihtipeale öeldakse, et mul siis ei ole veel und, mul ei tule uni nii vara. Siis tegelikult hästi palju aitab unerutiin. Nii nagu väikestel beebidel me teeme unerutiini, et nad läheksid õigel ajal magama. Nii seda tuleb teha ka ise endale. Ehk siis ärge sööge liiga hilja. Praegu kõik töötavad kodust, et on täiesti võimalik süüa õhtust näiteks kella 6 paiku ja mitte väga rasket õhtusööki. Siis teiseks hästi hea on teha väike jalutuskäik värskes õhus, kas või ainult 10-15 minutit. Siis tulutama tuba, käi sooja duši all, ära vaata nutiseadmeid, arvutit, telekat, paar tundi enne magama minekut juba. Ei soovita vaadata igasuguseid uudiseid õhtuseid, mis tundub olevat paljudele päevarutiinis, aga uudised on väga negatiivsed ja tegelikult on see, et neid uudiseid tihtipeale kuulatakse iga tunni aja tagant. Olete tähele pannud, raadios korrutatakse iga tunni aja tagant täpselt. Ja üldjuhul korrutatakse ühte ja seda sama asja. Kas sa tõesti pead seda kõike jälgima ja kuulama, isegi kui sa arvad, et see mängib sulle ainult mustaks ja sa ei võta seda nii surmtõsiselt, siis tegelikult see alateadvus salvestab seda. Ja see on äärmiselt negatiivne, mis sealt tuleb. Kui te olete tähele pannud, siis ma ütleks 99,9% on negatiivne, sest negatiivne müüb, eks. Ja tegelikult me programmeerime sellega oma alateadvust. Ja see tekitab sellist depressiooni ja masendust ja rusutust. Ja võib-olla on seal mingit ärevust, mis tuleb üles. Ja see samamoodi ei lase sul minna rahulikult magama. Või siis häirib sind juba uni mingit, mis iganes asjad sealt võivad üles tulla. Ehk siis väldi õhtuseid uudiseid. Mõtle, ma ei ütle sulle, et väldi uudiseid üldse, aga mõtleks, sa tõesti pead iga tund neid vaatama ja vali võib-olla kellaaeg, mis on selline optimaalne. Näiteks mina mingil ajal otsustasin, et kui ma üldse uudiseid jälgin, siis ma jälgin neid umbes kella 4 paiku päeval. Sellepärast, et ma ei taha rikkuda ära oma hommikut ja oma positiivset tuju, kui ma ärkan. Ja ma ei taha rikkuda ära oma õhtut. Ehk siis ma kuulan need ära kella 4 ja siis mul on piisavalt aega protsessida. Kui on vaja mingis suunas tegutseda, siis mul on ka seda veel aega teha. Ja nii on. Üle ühe korra ma ei taha kindlasti seda jama kuulata. Siis värske õhk.
siis hea soe dušš ja lõdvestamine. Ja lõdvestamine siis nii, et näiteks kui sa lähed nüüd siis voodisse, siis vana hea jooga lõpulõdvestus Shavasana, mis siis on selline, et sa heidad selili, jalad on kergelt eemal üksteisest, käed on külgedest kergelt eemal ja peopesad ülespoole ja siis hakkad, silmad on kinni ja rahulikult skännid oma keha. Ja vaatad, et su keha oleks lõdvestunud ja alustad siis lõdvestamist näiteks vasaku jala suurest varbast. Ja tood järjest oma tähelepanu, siis lõdvestad selle varba, lõdvestad labajala, lõdvestad sääre, põlve, reie, siis lähed teise jala juurde ja teed täpselt samamoodi. Kõik lihased, kõik kehaosad järjest lõdvestad ära, kaasa arvatud nägu, silmad. Ja nii see uni tuleb. Vahel tuleb poole peal juba, sa ei jõuagi sinna silmadeni. Vaat, ehk siis minu soovitus, maga kosutavat ja head und. Ja head ööd, kohtume homme.